me olime ka kuskil, me olime vist üleval pool istusime ja me olime oma naistega, mina ja vend ja siis tol ajal müüdi ju koridorides enne Alphavilli sa said ilusasti topsikuga endale peale aisti sisse juua. Ja ma ei tea, me mõtlesime, et enne veel, kui kontsert hakkab, et käiks ära vetsus. Ja seal tuli mina varem välja ja kohe tuldi mulle kallale. Ma ei tea, tol ajal kuidagi ma kiskusin inimesi ligi, et ma ei tea, ma ise püüdsin hästi rahulikku joont hoida ja ma olengi rahumeelne inimene. Tavaliselt see juhtub alati nii, et tullakse testima, kui rahumeelne ma olen. Aga õnneks tuli mu vanem vend, sest need oli 2 tükki. Vanem vend tuli välja nagu ninja, 1 jalg ees. Ja kõik see, vaadake, kogu see asi jäi mulle meelde. Paljud inimesed kuulevad seda Alphavilli laulu Forever Young ja siis nad mõtlevad armastusele ja mingile pisaratele ja õnnele ja ma ei tea, millele kõigile veel, aga mina mõtlen sellele, kuidas ma jõin peale aisti ja käisin vetsus. Ja iga kord, kui ma seda kuulen, tuleb mulle see koht just meelde ja see on väga naljakas. Me saime minema küll need uksed, kõik sein, mis siin on, see vajus alla, aga me kuidagi lipsasime sisse enne, kui turvamehed meid kätte said. Istusime oma kohtadele hingeldades ja mõtlesime, et midagi ei juhtunud, me lihtsalt kiirustasime. Me tahtsime näha Alphavilli ja oligi kõik sellega. Võib-olla üks mälestus, mis ei ole enam nii noorest east, ja ma ei olnud siin koha peal, aga oli ju, mida ma siiamaani televisioonis ikka veel jälgin, on Superstaari saated. Ja Superstaari saadetest ma mäletan võitis, oli üks poiss, kes võitles ühe tüdrukuga. Ja ta laulis siin laval, ta oli haige, ta oli väsinud, tal oli see kõik see pikk tee selja taga ja siis ta tuli siia lavale ja tegi selle viimase võistluslaulu ja siis sa näed, kuidas emotsioonid nagu läbi õhu liiguvad inimeste poole. Selle ühe loo lõpu või selle üldse linnahalli nagu selliseks lõpetamiseks võibki öelda selle Teneti, ma ei tea, kõik on vist näinud ja kõik teavad ka, ma pean Eesti kirjanikuna ütlema uhke sõna, et see on palindroom, et loed üks puha kummalt poolt, on täpselt sama sõna. Et siin samas selles, kujutage ette, kuidas ta hakkas Lenini noorte mingi kultuuripalee ja siin on mingi Ameerika märulifilm, kus kõik siin samas saalis, kuidas kõik need pilpad lendasid, kuidas seintest lendas krohvi, kui palju inimesi ja kui suur nagu kultuuriline vahe. Et kui need, kes ehitasid, ja me nüüd teame, et ju ehitasid komsomoli vabatahtlikud ja sõjaväest saadeti siia inimesi ehitamas ja kõik, et kui nad kõik tol ajal mõtlesid, et kuidas see üks päev lõppeb. Minuga on see, et ma olen paadunud ulmefänn, eks ole, ma olen lapsest saadik lugenud hästi palju ulmeraamatuid ja võib-olla sellepärast ma olen saanud ennast ulmehariduse ja sellepärast võib-olla selle ulmeseltskonnale see lugu nii keeruline ei tundunud, et sisuliselt ju tegelikult see lugu hakkab nagu algusest ja lõpust korraga ja seda näidatakse meile läbisegi, et selles mõttes on ta nagu filmikunstinelikult väga hästi tehtud. Teisest küljest jah, et kuna seal, ma saan aru, et kuna seal tekib selliseid arusaamatusi, ta ei ole nagu klassikaline action film, et siis ta tekib nagu selliseid nagu tükke, kus me ei saa ennast siduda selle tegevuse ja muu asjaga ja see teeb meie jaoks nagu selle asja keerulisemaks. Et minu nagu viimane teos Sünk jää otsute põhi, et see on ju samamoodi mõnes mõttes, et kõik hakkab minevikust tulevikku ja mul on kõik need 3 liini nagu täiesti segamini keeratud. Ta ei ole küll ulme, ta on krimiraamat, aga ma olen suur nagu selline süžeega mängimise austaja ja sellepärast ilmselt kes Tenet mulle nagu meeldis nagu teise asja.
Kunagi, kui ma hakkasin raamatuid kirjutama, ma tegin väga palju tööd, just igasuguse, lugesin, kuidas teised kirjanikud kirjutavad, pärisin teiste inimeste käest oma raamatutki ma kirjutan nii, et ma pean ju ikkagi, kui ma tahan midagi teada, ma otsin selle eriala spetsialisti välja, näiteks politseiniku, kes tol ajal töötas, mis mul on vaja, ja küsin, kuidas päriselt asjad käisid, et intervjueerin. Stsenaariumitega ongi sama lugu, et ma peaksin selle protsessiga täiesti otsast peale hakkama. Ja tõenäoliselt ma seda teen, sest mu mõtetes on mõned ideed, mida ma tahaks osata panna, aga lihtsalt just vormitehniline pool on mul poolik, et ma pean seda õppima, kuidas seda korralikult teha. Ma kirjutan 2 aastat sellele publikule, mida ma ei näe. Ja siis, kui ma lõpuks avaldan selle raamatu, siis ma olen see mees, kes toksib F5 kogu aeg, et tuleks midagi, keegi ütleks. Peaasi, et ei olnud, ütle kas või halvasti, aga peaasi, et ei oleks tumm. Kõik võib-olla ei mäleta, aga see on meil siin selja taga üks Eesti ööelu suuri tähti, Lucky Luke. Tal on palju erinevaid nimesid olnud ja seda glamuuri ja kõike, mis siin kunagi sai. Palju asju oli siin tõenäoliselt esimest korda, et paljud inimesed said aru, et mis asi see DJ üldse on ja kuidas ta töötab. Ja ma mäletan seda samamoodi, kõik need uutmoodi tuled, mis panid su riided särama ja see kõik lõppes, nagu te näete, natukene kurvavõitu. Et see käis käest kätte see asutus ja lõppes sellega, et siin pandi toime tapmine. Tapeti 2 inimest, Eesti jõugud siin klaarisid omavahel arveid. Minu mäletamist järgi nad maeti veel kuhugi talumaadele maha ja siis hiljem politsei leidis üles. See lugu on lahendatud, et inimesed kannavad karistust. Ma mäletan, et jälgide varjamiseks see pandi põlema, nii et täna ongi sellises seisus, et sinna sisse ei saagi minna just sellepärast, et see on ära põletatud ja natukene on ohtlik seal viibida. Aga kui me nüüd vaatame, et kui palju on elu muutunud, kuidas kõik on läinud katki ja lohakile siin, on veidi võib-olla isegi kurb. Ja võib-olla üks nagu minu jaoks nagu elus mõtlema panevaid hetki oli see, kuidas üks mu töökaasane. Too aeg ma töötasin turvafirmas Akropol ja mul üks töökaasane sai siin surma. Ma isegi täpselt ei tea, kus ta on, aga öeldi, et Lucky Luke'i juures treppidel kuskil allpool. Ma arvan, et see võis olla kuskil siin. Asi oli lihtne, nad nagu ikka öeldi, et mees tule välja kaklema ja ta tuli välja. Teda löödi, ta kukkus ja ta oli surnud. Ja muidugi siis püüti süüdi mõista seda, kes lõi, aga pärast tuli välja lahkumisel, et poisil oli hoopis lõhkenud peas veresoon. Ühesõnaga ta sai insuldi. Ja miks see minu jaoks nagu nii eriliseks selle asja tegi, et on see, et ma selle sama poisiga koos, me käisime just Pärnus, olid suvepäevad. Me käisime ja me rääkisime palju, me suhtlesime palju, meil oli väga lõbus, ta näitas oma lapse pilti, kes oli äsja sündinud ja kõik see kokku ja siis 2 päeva hiljem on ta siin kuskil treppide peal surnud, et see jättis kuidagi jälje. Ja üks asi veel on sellega, et kas see on koht, kus kedagi hoiatada, aga kui keegi ütleb teile, et tulge välja, kakleme natuke, siis tegelikult kui te lähete välja, siis te juriidilises mõttes annate loa endale tekitada kehavigastusi. Selles mõttes, kui see kakk lõpeb nagu enam-vähem piigiga, mõlemal on silm sinine ja 3 hammast välja löödud, siis teil ei ole kuhugi kaevata, sest kuritegu ei ole sooritatud. Te andsite sellega ise nõusoleku kaklemiseks ehk siis endale kehavigastuste tekitamiseks. Võib-olla mõne sõnaga taustaks, kes mind ei tea, ei tunne, et ma olen tegelikult, minu peamised tööd on krimiromaanid, et ma sellepärast loen palju krimi ja jälgin krimi ja loen kohtulahendeid ja ma olen õppinud, mul on magistrikraad õiguses, ma olen õppinud nagu kuritegusid lahendamise poolt ka, kriminalistikat ja kriminoloogiat. Siin ma istun, minu taga on publik, nagu te näete, hästi palju inimesi, ma kirjutan. Ma tean, et minu raamatud ostetakse ja neid laenutatakse, aga tavaliselt ma ei näe, kellele ma kirjutan või ma ei näe neid emotsioone. Ma olen tegelikult alati kadestanud lauljaid, kes laulavad just sellistel suurtel lavadel suure publiku ees ja nad saavad seda vahetut emotsiooni oma tegude eest. Ma saan ka, ja mulle kirjutatakse vahel Facebooki, vahel meili peale ja
öeldakse ka nagu selliseid emotsionaalseid asju, vahel Goodreadsis loed ja see teeb mulle tohutult head meelt, aga kujutage nüüd ette seda tööd, et 2 aastat sa kirjutad, mängid, mõtled välja, muidugi see meeldib mulle, ma ei teeks seda ju elu sees muidu. Ja ma teen seda ja ma kogu aeg kujutan ette seda suurt pinkide rida inimestega, kes mu selja taga ja keda ma kunagi ei näe. Kelle käest ma kunagi ei saa kätte seda otsest emotsiooni, mida nad tunnevad mingite kohtade lugemisel. Kirjutamine ise kuidagi algne idee tavaliselt tuleb pähe ja see on mingisugune mõte, seda ma võib-olla isegi näen unes, võib-olla see tuleb mulle uitmõttena pähe ja siis ta kuidagi kinnistub sinna ajukurdude vahele ja hakkab nagu laienema. Võtan näiteks viimane raamat, mis ma olen kirjutanud Sünk jää otsete põhi, et seal oli minu esimene mõte oli, et Ahto, kes on peategelane, prokurör, sõidab maastikuautoga aegviidu maha jäetud sõjaväe osade poole. Ja see mõte see ei saanudki kunagi raamatusse sisse tegelikult, et ta sõidab, sest kogu tegevus toimub ühel saarel hoopis, mis on suhteliselt mandri lähedal, aga niimoodi see hakkab keerutama sellest ühest mõttest, et sa mõtled, et miks ta sinna läheb, et sa hakkad küsimusi esitama ja see tundub sulle endale nii põnev, et sa tahad selle loo nagu, selle maetud loo nagu välja kaevata ja siis sa hakkad kaevama ja siis sul tuleb uusi ideid ja uusi karaktereid ja kogu see asi nagu joonistab suure võrguna välja. Ja ma tavaliselt kirjutangi niimoodi, et ma leiutan kirjutamise käigus, et mul on nagu üldine kondikava on olemas ja siis ma kirjutan selle järgi ja siis leiutan kogu aeg sinna vahele uusi asju ja kirjutan otsast peale läbi, et nii kaua, kuni see visioon ja kõik see mulle tundub, et see on nagu ühtne tervik, et see käib nagu selline mõttes, käib nagu see klikk, et jah, nüüd ma tean, et see on nagu see ja nii peabki kirjutama lõpuni valmis.